Martin, et see USA reis on olnud meil niisugune üllatusrohke, et kõigepealt Harri Sikkel tollis kinni ja nüüd siis täna hommikul siis Jörgeni kukkumine, et on sul ka teada, mis ta vigastused on ja mis seisus ta haiglas praegu on ka? Jah, selles suhtes on tõesti olnud niisugune nagu Ameerika Mad meil see reis. Et loodame, et lõpp läheb ilusasti ja nii-öelda sujuvalt ja homne päev läheb hästi poistele. Aga Jörgeni vigastuste kohta, nii palju ma tean, mida ma sain kinnituse haiglast, et tal on reielumurd paremal jalal. Hetkeseisuga ma tean, et operatsioon on tehtud ja mul ei ole täpselt detaile, et kunas ta võib lennukisse istuda, aga nii palju haiglast öeldi, et selles suhtes on tal nagu lähipäevadel võimalik juba nii-öelda raskust panna jalale ja lennata koju, aga täpseid nagu päevi veel ma ei tea, aga iseenesest operatsioon läks ruttu ja võib-olla reielumurd ei ole kunagi lihtne asi, aga võib-olla alguses nagu mina isiklikult arvasin nagu hullemat, et see asi võib kauem siin kesta, aga siin nii-öelda selles South Bendi linnas, mis on lähim suurem linn, mis on siis ka ülikooli linn, Notre Dame'i ülikool, kus on siis väga nagu spets arstid ja haiglad asjad, et selles suhtes oleks nii-öelda väga õnneks, et ta viidi sinna linna, kus on siis nii-öelda maailmatasemel kirurgid ja haigla, et kogu see linn on nii-öelda maailmatasemel üks kõvemaid ülikooli linnasi ka, et tundus, et ta sai head arstide juurde ja tehti nii-öelda imetemaga. Mida see homseks meile tähendab see, et Jörgen puud on, et me oleme 2 sõitjaga väljas, et mis see nii-öelda nagu punktidelt ja selliselt nii-öelda taktikaliselt teeb ka? Ega ta midagi head ei tee, Harri ka varasemalt ütles, et kirja läheb meil 4 tulemust. Et kui muidu on nii-öelda nagu 6 tulemust, millest 1 halvim läheb maha, siis meil jääb 4 tulemust ja 1 tulemus läheb siis nii-öelda maksimumpunktidega, et mitte, ühesõnaga top 10 see on väga raske võidelda. Täna me olime kvalifikatsioonis lõpuks nagu 13-ndad, et mis siis nagu see ütleme homme niisugune koht on, mille peale nagu ikkagi võitlema minnakse? Täna oli ju selle võrra lihtsam, et iga poiss sõitis oma sõitu üksinda, nii-öelda, aga homme on 2 sõitjat peab koos olema stardis, et see, et nii-öelda saada homme top 10 piirimaile, see tähendab ikkagi väga-väga kõrgeid tulemusi 2 poisi poolt. Aga raske on ennustada selles mõttes, et esiteks me ei tea, mis ilm homme on, me ei tea, kuidas poistel läheb, kui tehnika vastu peab ja Harri ja Tanel suudavad samasugust supersõitu teha nagu täna, milles ma ei kahtle, et nad ei suudaks, nad on nii-öelda old dogid, et mehed teavad, mida nad teevad, neil on nii-öelda kogemused olemas, nad on kiired, nad on tõestanud seda, et nad on kiired, et selles ma üldse ei kahtle, et suur tänu neile mõlemale tänase selle superpäeva eest, mis nad tegid, aga jah, ütleme niimoodi, et see koha ennustamine on tänamatu töö, et ma ei tahaks üldse siin nagu ennustada. Tähtis on see, et homme vaja starti minna, teha parimad tulemused, mis on võimalik ja eks oleme näha, mitmendaks me jääme, aga kindlasti on see top tulemust nagu väga raske teha 2 sõitjaga, kus peaks olema 3 sõitjat. Sooviks sulle võistluspäevaks ka edu ja meil on olnud siin ka tegelikult väga suur tiim, kes meid tegelikult on väga aidanud ja ka on kohalik Eestis ja abis olnud, et kui palju nendest ka abi on olnud? Kindlasti kõigist on abi olnud. Täna oli minu jaoks täitsa üllatus, et meil oli päris suur kogukond Eesti fännesi siin, et nii-öelda Eesti motoseltskond, kes oli siia tulnud, et millest mul üldse polnud aimugi, et aitäh Jaan sulle, et sa nii-öelda pundiga siia tulid ja olid nii-öelda ilusasti Team Estonia riietes ja Eesti lipp kõrgel esindatud, et väga äge oli näha seda. Kindlasti suur tänu kõigile meie abilistele, kes meil siit Ameerika poolt on olnud, et neid inimesi on palju olnud, et ma ei nimetaks siin kõiki nimesi, aga minu enda tööalaselt Parts Unlimitedi poolt on väga palju abi meile tulnud, läbi kelle me oleme saanud siin nii-öelda testiradasi ja kontakte ja kõik need nii-öelda tiimi abi, et kus sõita, kus tehnikat saada, kus bensiine saada, et neid detaile on siin nagu hästi palju, mida kokku panna, et selles mõttes suur tänu neile kindlasti suur tänu nii-öelda Tarvole ja Fredile, kes on nii-öelda Eesti ameeriklased juba siin ka üle 20 aasta, kes meid on aidanud erinevate asjadega, ja aitäh kindlasti kõikidele sõitjatele, Tanel, Harri, nad on teinud super töö täna ära, toonud meid A-finaali, nii-öelda isegi praegu võib-olla valetan sulle, ma ei oskagi öelda, aga me oleme olnud ikka juba pikki aastaid järjest A-finaalis, pole sellest välja kukkunud ja isegi täna sellises raskes olukorras, mis nagu Jörgeniga juhtus, et poisid suutsid säilitada nii-öelda selle külma närvi ja minna ja teha oma töö ära ja meid sõita A-finaali. Müts maha poiste, tubli töö ja kõik inimesed, kes siin on, kes meid on aidanud, ja minu selja taga olevad sponsorid ja kindlasti EMF-i kontor täna, kes väga palju aitas
kõikide kindlustuste asjadega, sest see ei ole ainult niisama lihtne, et nüüd Jürgen viidi haiglasse. Ameerikas olles on haiglaravi ja kõik see väga-väga kulukas, väga kallis ja väga keeruline, et see kõik õige info saaks haiglasse nii-öelda teavitada nii-öelda kindlustusfirmat, sest kindlustusfirma paikneb Inglismaal, ajavahe ja kõik see asi kokku, et see oli tükk tööd, kui siin ei olnud levi ega mitte mingit connectionit nii-öelda telefoniga, et selles mõttes aitäh EMF-i kontorile, kes õhtust need asjad ära tegi, et jah, nii ühelsõnaga, et tiim toimiks, peab iga lüli toimima ketis, et täna see selles mõttes toimis, et kõik andsid oma panuse. Eesti poole pealt kontor, siin kõik inimesed, sõitjad, abilised, mehaanikud, meie toetajad, fännid, kes on siia tulnud, et see teebki meist tiimi ja Team Estonia ja tulemuseks on see, et me oleme A-finaalis, et kindlasti aitäh kõigile.